Kujuta olukorda. Õpid uut lugu ja avastad siis, et üks hetk on mingisugune koht, kus sõrmed ei ulatu. Näiteks pead saama seda kolmandat sõrme kuskile siia passikeelele ja neljandat siia esimesele või teisele. Väga-väga sagedasti on seda. G-tuuri mingisugune variant või siis C-tuuri variant. Näiteks niimoodi on tihti. Niimoodi. Aga paljudel ta kohe ei veni. Võib-olla vaatasid lihtsalt G-tuuri videot, miks G-tuuri ei tohi võtta niimoodi, vaid peaks õppima nii ja hakkasid proovima, aga sinul sõrmed ei kuule sõna, ei taha venida. Mida siis teha? Selle jaoks on väga hea harjutus välja mõeldud, mida ma kohe sulle ka õpetama hakkan. Igaks juhuks ütlen ka seda, et see harjutus pole minu välja mõeldud. Head vaatamist. Alguses seletan sulle harjutuse ära ja siis mängin ta ühe korraga järjest läbi, et sulle näidata. Hea on alustada siit ülevalt kuskilt näiteks 5. positsioonist, sest siin on astmete vahed väiksemad, lühemad ja ei pea niipidi väga palju venitama alguses. Ja harjutus näeb välja selline. Alustad alguses esimene sõrm 6. keelel ja hakkab järjest panema siis järgmise keele peal sõrmi ja siis järgmise keele peal ja järgmise keele peal. Nii et see üks jääb paika. Ja pärast siis vahetad ja muud liiguvad. Ehk siis alguses on pöidlaga tõmbad passi noodi ära ja jätad sõrme peale ja lähed järjest. Ja kuni üles välja esimese keeleni. Aga kui sa tunned, et kuskil siin 3. või teisega juba läheb ebamugavaks ja siis sõrm hakkab siit vahele minema, siis ära mängi veel praegu lõpuni, vaid sealt, kus läheb ebamugavaks, sa tule alla tagasi. Siis, kui oled mänginud juba võib-olla mõned korrad või mõned päevad, siis ilmselt märkad, et sa suudad kaugemale venitada. Sõrmed järjest harjuvad selle harjutusega ja lõpuks ilusti ulatud ka need ülemised. Jõuad alla tagasi ja hakkad teise sõrmega. Teine, 1, 3, 4, teine, 1, 3, 4. Ja mida sõrmed edasi ja mida keeled edasi, seda rohkem nagu pingetunnet tuleb. Pingetunne. Kõrgete keeltega ei ole üldse mugav alguses, aga kui seda harjutust juba oled natuke aega teinud, nad muutuvad mugavamaks. Siis võtad 3. Ja praegu ma muidugi kiirustan, aga sina mängi aeglaselt. Et oleks võimalikult puhas, võimalikult täpne. Ja nüüd 3. ja 4. jälgi eriti seda, et kõik liigesed oleks kõverdatud, et ei tekiks seda, et sul vajub see liiges lukku. Sest siis sa ei kontrolli oma sõrme enam ja ei saa hästi neid teisi sõrmi lahti. Tegid 3. ära, siis võtad 4. sõrme. Ja nägid, praegu mul vajus see sõrm ka lukku. Ehk siis kogu aeg jälgi, et iga sõrm läheks sõrme otsaga hästi, täpselt. Pigem ära kiirusta ja 4. on kõige raskem. Just, siia. Ja proovi samamoodi, et see on kõik kõverdatud, et ta ei vajuks siit. Ja seda väga väike vahe, eks, aga et ta ei tohi vajuda lukku. Tala tagasi. Ja puhkad. Tegelikult võid julgelt puhata peale igat sõrme. Ehk siis ühega teed üles ära, alla tagasi, puhkad. Lõdvestad. Teisega käid üleval ära, tuled alla, puhkad, lõdvestad. Ja oluline on just nimelt lõdvestada ja puhata, mitte venitada. See harjutus muudab igasuguseid keerulisi venitusi lugude sees hulga mugavamaks. Nagu me teame, siis iga asi, mis me teeme, kõik salvestub.
Ehk siis iga kord, kui sa oled seda harjutust teinud, iga see liigutus salvestub. Kui sul on kas või selline see F-tuuri võte siit, ta muutub mugavamaks, lihtsamaks, sest sa oled seda harjutust teinud, eks täpselt see. Ja kui siin 5. vahes muutub asi juba mugavaks, kõik ulatada teha, siis võta üks vähe väiksemaks. Kui see on mugav, üks vähe väiksemaks. Ja seda võid teha julgelt kord nädalas, 2 korda nädalas, mõned korrad kuus. Iga kord, kui sa teed teda, see on sulle kasulik. Seega head sõrme venitamist ja näeme juba järgmises videos.